Nii, tere! Me oleme praegu Meitsi Shraine'is, see on siis Tokyo kesklinna lähedal, see on vana tempel. Aga okei, me alustame siis kõigepealt algusest, et täna on teine päev Tokyos. Algus on nagu see, et suddenly Japan. Ja me saime siia Japan Airwaysi lennukiga, mis oli meil läbi Finnairi ostetud. Japan Airwaysiga lendamine oli natuke teistsugune kogemus kui tavalennukitega, millega ma varem. See oli väga meeldiv kogemus. Jah? Veel, oskad midagi öelda veel? Lennuk oli väga mugav, ilus, seal oli palju kõrgtehnoloogilisi vidinaid, nagu ise pimenduvad aknad. Oh my god, nagu. See oli jube lahe, et alguses vaatad, et akendel polegi seda kinnipaneku katet, eks ju. Ja siis leiad, et seal on nupp, millest saad lihtsalt vajutada ekraani, mitte ekraani, akent ennast tumedamaks ja heledamaks. Raudselt see on läänemaailmas juba väga levinud vidin, aga mina nägin konkreetselt seda esimest korda. Siis mis veel silma hakkas, need toidud olid naljakad. Esiteks see, et nad ei armasta üldse korduvkasutatavaid nõusid, see tähendab seda, et kõik topsid, millest sees olid tugevad plastikust, nii et nad mitmekordselt kasutatavalt. Noad kahvlid olid kõik metallist, rauast, nii et nad korjavad järelikult kõik need uuesti sealt pärast prügisest välja ja võtavad uuesti kasutusse. Teised asjad, mis toitudest silma hakkas, magustoit oli jäätis, mul pole mitte kordagi varem lennukis magustoiduks jäätis olnud. Jah. Väga hea jäätis oli. Ja siis hommikusöögiks oli pannkook, mis oli ka omapärane. Siis muna oli ka see pannkoogi vahel. See polnud nii hea, aga vähemalt oli midagi. Siis kuna me hakkasime päeval lendama, jõudsime hommikul kohale, me lendasime üle öö, aga meil ei läinud mitte kordagi väljas pimedaks, sellepärast, et lennuk lendas niimoodi kaarega ülevalt poolt, nii põhimõtteliselt ööaja me olime vist üleval pool polaarjoont või midagi. Aga okei. On jetlag, me ärkasime Eesti aja järgi öösel kell 3 üles. Ei, Eesti aja järgi oli see kell 11 või niimoodi. Kohaliku aja järgi on see kell 3 hommikul. Siis me olime mingisugune 3 tundi või 4 tundi üleval. Siis mõtlesime, et võiks uuesti magama minema. Ja siis sai 9:30 välja magata. Me magasime siis päris korralikult peale seda. Ma mõtlen, kas me läheme äkki sinnapoole või? Jah. Et mina ise imestasin, et me uuesti magama jäime peale seda. Esimene asi, kui me lennujaamast välja tulime, oli see, et igal pool olid riisipõllud majade vahel. Et ma ei tea, miks nad seal olid. Et alguses mõtlesin, et huvitav, kas neil ongi Tokyo ongi poole niist riisipõld või midagi. Aga kui rohkem südalinnale lähemale jõudsime, siis need kadusid ära. Praegu on muidu taifuun siin, nagu te näete, siis kõik on nagu äärmiselt tormine ja vihma kallab nagu ämbrist, kuigi tegelikult ei kalla. Ja tuult on natuke, aga veel kõige hullem ei ole, et õhtupoole pidi jõudma see suurem madin kohale, et vaatab siis. Eile sadas ja tibutas päris korralikult õhtul, et ma isegi pidin endale vihmavarju ostma. Siis mida veel esimesed asjad Tokyost? Me proovisime eile õhtusöögiks neid soobanuudleid mingist putkast, kus mees neid kohe tegi ja müüs. Täitsa okei oli, ma arvan. Siis mida veel? Täna hommikul me käisime Akihabaras ära. Tahad sellest lähemalt rääkida? Minu jaoks Akihabara kõrghetk oli kassikohvik. Kassikohvik, seda me otsisime päris tükk aega. Käisime mingist mängupoest küsimas, et kus on järgmine mängupood ja kassikohvik, siis need müüjad, üks nendest raputas pead, et tema küll sellist asja ei tea, aga siis teine müüja oli väga selline eureka, et jess, et mina küll tean, kus on kassikohvik, et et ma märgin teile kaardile ära. Ja siis me sinna läksime ja kassikohviku sissepääsu ees oli lihtsalt üks põhimõtteliselt mingi papist uks, Ja siis me läksime sinna sisse, siis tuli kõigepealt jalad ära võtta või kingad jalast ära võtta, käed puhtaks pesta, siis tuli osta endale mingit jooki ja kassidele sööki ja siis me vaatasime neid, nad olid jube armsad, seal oli nagu mitu Maine Cooni, need on need hästi suured kassid, nagu
sellised nagu pool ilvest nagu ja nad olid hästi ägedad ja siis kõrghetk oli see, kuidas ma andsin neile neid igasuguseid snäkke ja siis need Maine Coonid tahtsid pooleldi sülle ronida ja mis mind nagu hämmastas selle asja juures oli see, et ma ei tundnud, et neil oleks olnud küüsi. Äkki neid lõigati pidevalt siis või? Selles mõttes, et kui meil panda, eks ju, midagi nagu küsib, siis ta teeb niimoodi, et ta nagu lööb ikka küüned niimoodi sisse ja ütleb, et jõu, et anna. Aga nemad olid sellised, et anna. Tegelikult mul üks kass tõmbas ka seda käpaga, et anna, aga ta ei olnud jah terav. Ja need olid nii nunnud ja me olime seal pool tundi ja see aeg läks nii kiiresti ja ma tahaks veel minna kuhugi, sest et need olid nii armsad ja fluffid ja pehmed ja nunnud. Äkki me satume veel mõne juurde, ma arvan. Siis ma leidsin isegi ühe kaubanduskeskuse, kus ma leidsin natuke lauamänge, aga valikut seal väga palju ei olnud. Enamus olid jaapani-keelsed, aga seal oli olemas näiteks Last Will, Dominion, Eminent Domain, nii et päris popi asju oli. Kas seal kaubanduskeskuses oli ka mangasid? Ja seal oli korrus kõrgemal oli terve see korrus oli mangasid täis paksult. Kas sa oskad meile midagi nendest mangadest rääkida või? Ei oska, seal oli igast erinevaid. Nii ja sealt edasi me tulime, eks ju, nüüd siia Haratsukule ja siin vaatame seda Meiji templit, nagu me mainisime. Seni kuni taifuun peale lendab. Ja, et me ei tea, et kas me homme jõuame Fujisani otsa, pigem ei jõua, sest kui homme põhitaifuun tuleb, siis läheb nagu keeruliseks. Et võibolla proovime reisi lõpus, kui me Tokyosse tagasi tuleme, äkki saab. Aga okei, kas see on siis praeguseks vist kõik või?